Tere kõigile kuulajatele ja vaatajatele. Mul on hea meel alustada järjekordset veebiloengut sarjast Teadlase vaade maaelu arengule. Täna on meil natukene teistmoodi. Meil on nii vaade maaelu arengule kui sissevaade või tutvustus suurele rahvusvahelisele organisatsioonile ICOMOS ja veel natukene muid tarku muinsuskaitsealalisi teemasid. Ja teaduste doktor Riin Alatalu on meil täna lektoriks. Väga palju tiitleid, muinsuskaitse ja ICOMOS-i asepresident ja avab meile siis neid tagamaid, milleks ICOMOS on, kas meil Eestis temast ka kasu on ja muidugi selle salapärase akronüümi meile ka avab. Paljudele võib-olla on tuttav, aga paljudele võib-olla sugugi mitte. Tehniliste kohtade külje pealt ütlen nii palju, et me salvestame, see on järelvaadatav. Paneme selle üles samasse kohta, kus kohas enamus ennast registreerisid. Kui tulevad küsimused, siis kui on selline teema vaheaeg, siis võib-olla saab ka mikrofone avada, aga te saate kasutada chatti. Leidke see chat ja me jälgime seda chatti jooksvalt. Ja ega siis muud ei olegi, kui mina oma ekraani jagamise lõpetan ja annan võimaluse Riin Alatalule ettekandega algust teha. Ole hea. Ja tere hommikust kõigile. Ja aitäh Ave kutsumast mind sellesse sarja. Ma vaatasin neid varasemaid loenguid ka, et siin on tõesti niisugune hea kaleidoskoop erinevatest elualadest. Kui ma nüüd seda ettekannet ette valmistasin, meil on see kokkuleppe Avega juba mõnda aega tagasi tehtud, siis ma mõtlesin küll, et kuidas me kokku saime nagu nii ambitsioonika pealkirja, et selle küsimuse vormis asjale on suhteliselt keeruline vastata, aga annan oma parima, et seda rääkida. Ma kasutangi võimalust, et ma tegelikult hakkan pihta kohe jagamisega, et näitan oma PowerPointi ja ma olen mõelnud, et ma näitan võib-olla ka mõnda siis kodulehekülge, mis puutub asjasse. Üks hetk, nii. Et jaa, suur küsimus. Aga ma alustan natuke enda taustast, sest et mulle tundub, et see kõik, mis ma oma elus varem olen teinud, on väga otseselt seotud siis nende teemadega, mis ma tegelen praegu. Ja võib-olla sellest minu niisugusest lühikokkuvõttest minu elukäigust, mis siin on, jääb selline tunne, et ma olen ahne, aga ma tõesti olengi uudishimulik ja huviline paljudes erinevates teemades, aga mul on ka see häda, et enamik neid töid, kus ma olen elu jooksul töötanud või teinud, et ma ei suuda neist lahti ütelda, et ma kannan seda sõnumit edasi ja õnneks väga suur osa nendest minu viimase 20 aasta töödest on konkreetselt seotud siis muinsuskaitsega. Et ma olen lõpetanud Tartu Ülikoolis ajaloo eriala ja spetsialiseerusin etnograafiale ja diplomi sain juba etnoloogina, sest et see jäi just täpselt Nõukogude võimu lõppu ja Eesti Vabariigi algusaegadesse, kus terminite kasutust muudeti. Ja pärast seda ma töötasin tükk aega turismis, sest et 90. aastatel olid siis töövõimalused natuke teistmoodi, aga see on jätnud ka minule väga suure jälje, et ma olen töötanud erasektoris. Ma arvan, et see oleks igale hiljem siis riigivalitsuses või riigiametites töötavatele inimestele päris oluline praktika. Ja muinsuskaitsesse ma tegelikult alustasin küll kooliõpilasena juba kodulinna liikumise siis Tiina Mägi juhatamise all, aga muinsuskaitsesse ma tulin tööle 2022. aastal ja alustasin siis järelevalve osakonna juhatajana.
kandsin seda ametit peaaegu 5 aastat, et viimase aasta olin peadirektori kohusetäitja, mis tähendab seda, et ma vastutasin sisuliselt kõige eest, millega tegelesid meil maakonna inspektorid, ja kuna maakonna inspektorid tegelevad oma maakonna piires siis kõikide mälestise liikidega, siis ma arvan, et see pagas on seal päris põhjalik. Ja pärast seda läksin tööle Kultuuriväärtuste Ametisse Tallinnas ja minu vastutusala olid Tallinna miljööväärtuslikud hoonestusalad, et Kadriorud, Kalamajad, Koplid, Nõmmed, et selle süsteemi siis edasi arendamine, et algus oli juba tehtud 5 aastat varem, aga käima tõmbamine kuni siis kohalike omavalitsuste valimiste tuules meie osakond kaotati ära ja liideti siis linnaplaneerimisametiga. Ja sealt edasi liikusin, siis tegin paralleelselt 2 asja, et 2013, kui Eesti tähistas kultuuripärandi aastat, siis vedasin seda. Terve rida neid algatusi, mis toona 10 aastat tagasi sai tehtud, on siiamaani käimas. Kõik küll mitte. Ma arvan, et üks niisuguseid ägedamaid asju, mis me käima tõmbasime, oli siis koostöö toona veel Edela raudteega, kes võimaldas siis kooliõpilastel tasuta pärandiekskursioone, mis olid tohutult populaarsed. Umbes 7000 last käis üle Eesti rongidega sõitmas selleks, et jõuda mingisse pärandipaika või muuseumisse. Aga kahjuks siis tulid kohe pärast seda meie porgandid, või õnneks tulid need porgandid on väga toredad, aga uutes oludes siis seda tasuta sõitu enam ei võimaldatud. Aga samal ajal ma siis alustasin oma tööd mõisakoolide programmiga. Ma tean, et mitu inimest sellest programmist on ka täna meid siin kuulamas. Et mõisakoolide programm ka ühest otsast oli juba sisse töötatud, sest et meil oli olemas riiklik programm, aga mina vedasin siis seda niinimetatud Norra rahade ehk siis Euroopa majanduspiirkondade programmi. Ja ma olen siiamaani olen veel ka mõisakoolide ühenduse liige, siis ühena vähestest eraisikutest, sellepärast et see teema on mulle väga kallis. Aga ma pean tunnistama, et kui ma oma rahvusvahelises elus kohtan erinevaid kolleege, kes nende Norra rahadega üle Euroopa siis tegelevad, siis mõisakoolide programm on jätnud väga sügava jälje, et norrakad peavad seda siiamaani üheks nagu kõige edukamaks kultuuripärandi programmiks, mis neil oli. Siis 2018 üritasin teha sellist kampaaniat, siis laiendada unustatud mõisate mängu üle Baltimaade, et edendada rohkem Eesti, Läti, Leedu koostööd, mida mulle tundub, et me peaksime kõikides valdkondades aina rohkem ja rohkem tegema. Et see on väga oluline selliseks õlatundeks ja eriti, ma arvan, tänases poliitilises kontekstis, et mida rohkem me oleme oma naabritega seotud, seda parem, mida erinevate valdkondade kaudu. Ja seda ma ehk tahan oma selle rahvusvahelise tööga ka siis rõhutada. Ja õnneks tulin just eile Lätist, et käisin seal siis Läti puisniitudel, kus Kunstiakadeemia on programmiga seotud. Aastakese olin Hiiumaa ametikoolis restaureerimise juhtõpetaja, sest et neil tekkis vaakum ja see oligi niisugune korraks väljaaitamine, aga andis mulle väga hea tausta siis kutseõppest Eestis ja see oli ka otseselt, ega meid kutsuti ka sinna, tegemist on ju mõisakooliga ja neid probleeme tunnen. Ja 2012. aastast ma panin selle päris algusaja, kui ma alustasin lektorina siis Kunstiakadeemias. Ma olin toona just lõpetanud oma doktoriõpingud. Aga siis 2016. aastast olen ma EKAs põhikohaga. Meil on muinsuskaitse ja konserveerimise õppetool. Ma arvan ka sellisena üks edumeelsemaid maailmas, sest et meil on hästi süsteemne õpe, kus siis tegeletakse korraga, on võimalik spetsialiseeruda nii esemete konserveerimisel ehk siis maalid, ikoonid, mööblid küll harvem, aga väiksemad esemed, kui ka siis arhitektuuri konserveerimisega seotud temaatikale ja meil on ka museoloogia siis õppekava.
Ja mina olen praegult nii magistriõppe juht või ka siis UNESCO õppetooli siis koordinaator, mida EKA sai siis 2019. aastal. Ja see UNESCO õppetool on selles suhtes huvitav, et UNESCO, nii nagu UNESCO maailmapärandi koha pealt, ta üldjuhul ei anna sulle mingisugust rahalist kaitset ega tuge, aga ta annab sulle väga tugeva kaubamärgi ja ta annab selle kaubamärgi siis, kui sa suudad tõestada, et tegevus on ühiskonnale kasulik, oluline ja et meil on nagu seosed nii riigi, omavalitsuste kui ka eraettevõtlusega ja meie jaoks oli selleks niisuguseks väga oluliseks koostööprojektiks on siis koostöö Tallinna Sadamaga. Ja sellele lisaks olen ma siis ka erinevates nõukogudes ja nõukogudes, et Muinsuskaitse nõukogu liige, olen olnud ka selle esimees, praegu aseesimees Eesti Vabaõhumuuseumi teadusnõukojas ja siis UNESCO ekspertkomisjonis. Ja loetlesin üles ka siis oma seltsid, et Kodulinna juba mainisin, olen Eesti Naisõpilaste Seltsi taasasutaja liige aastast 1988 ja auvilistlane. Mõisakoolide ühendust ka mainisin juba ja sellele lisaks olen siis 3 muuseumi sõprade seltsis, et Eesti Rahva Muuseumi, Vabaõhumuuseumi ja Tammsaare ja Vilde sõprade seltsis. Ja täna ma peangi teile oma ettekannet, siin olen Eesti Rahva Muuseumi sõprade seltsi ruumides Tartus, ERMis. Aga see kõige olulisem osa, mis me teile täna rääkida tahan, on siis töö ICOMOS-is ja ICOMOS, see akronüüm tähendab International Council on Monuments and Sites. Ja meil on pahatihti on neid rahvusvahelisi nimetusi keeruline tõlkida, et see tähendab siis rahvusvaheline mälestiste ja pärandpaikade komitee. Me võime seda tõlkida ka mälestiste ja muinsuskaitsealade komitee või muinsuskaitseansamblite komitee, aga see tõlge on nagu selles suhteliselt kohmakas, et ma tavaliselt ütlen ise selle kohta, et see on rahvusvaheline muinsuskaitse ekspertorganisatsioon. Ja selles ekspertorganisatsioonis ma vahetan seda jagamist. Nii, loodan, et ma olen nüüd, jõudsin õigele lehele. Ma näitan natukene ka seda ICOMOS-i kodulehekülge, mis on siis väärtused ja siin on ka siin on meil vahetati just kodulehekülge, ma natuke siin veel ekslen nende lehekülgede vahel, aga tegemist on siis üleilmse organisatsiooniga, mis saab tänavu 60-aastaseks, et see asutati 1965 ja need asutamise põhjused ongi siis niisugune vajadus üleilmse koostöö järele, et sellele järgnes siis aasta varem, 1964 asutati Euroopa Nostra, mis tegeleb siis Euroopa pärandiga vabaühenduste taustal. 1966 asutati ICROM, mis on siis rahvusvaheline muinsuskaitsealaste uuringute keskus, mis asub Roomas, aga ICROM on riikidevaheline organisatsioon, et sinna kuuluvad riigid, aga ICOMOS-i kuulutakse siis põhimõtteliselt iseendana, aga need eksperdid siis kuuluvad rahvuskomiteedesse või riiklikesse komiteedesse, kuidas seda tõlkida parasjagu, et neid on üle 110. Ma olengi natuke üllatunud, miks sinna on pandud niisugune ebamäärane arv, sest et eelmisel koduleheküljel olid täpsed numbrid. Minu arust on 113 rahvuskomiteed, aga küsimus on selles, et need rahvuskomiteede number muutub väga sageli poliitilistel põhjustel, et on riike, kus need rahvuskomiteed eksisteerivad, näiteks Valgevene oma tegutseb eksiilis üldse, sest Lukašenka saatis selle laiali. On riike, kus seda ei lubata teha, sest et need mittetulundusühingud ei ole
ei käi kaasas kohaliku siis demokraatia või demokraatia puudumise tavadega. Aga seal riikides, kus siis komiteed ei lubata, et seal kuuluvad inimesed siis üksikekspertidena siis rahvusvahelisesse organisatsiooni, et see on alati niisugune juhatuse otsus, päris põhjalikult kaalutakse neid eluloo kirjeldusi ja CV-sid, et keda liikmeks võetakse. Ja ehk siis see ongi näitab, et meil on nagu rohkem kui 130 riigist on meil siis liikmeid, aga rahvuskomiteesid on vähe. Siis meil on mõned organisatsioonilised liikmed ja ICOMOS ise on päris mitmete suurte rahvusvaheliste organisatsioonide liikmed. Ja lisaks sellele, et meil on need niisugused riigis tegutsevad siis rahvuskomiteed, et on meil ka rohkem kui 30, tegelikult praeguse seisuga 31 siis teaduskomiteed ja teaduskomiteedest räägin kohe lähemalt, et nii, Network Scientific Committees, siin on nende siis loetelu. Ja see teaduskomiteede maailm on selles suhtes hästi põnev, et see annab kõige paremini edasi seda kultuuripärandi valdkonna niisugust meeletult laia haaret. Et pärand on igal pool, see tungib nagu meile kõikidesse eluvaldkondadesse või teised eluvaldkonnad tungivad pärandisse. Ja me vajame nagu eksperte, kes oskaksid siis tõesti erinevatel teemadel kaasa rääkida, et noh, et siin, kui nüüd otsast minema hakata, ma need kõikidele ette ei loe, aga näiteks 20. sajandi pärandikomitee, siis põhimõtteliselt kosmosepärandi või siis ilmaruumi pärandikomitee, siis on loomulikult eks ju arheoloogia, see on iseenesestmõistetav kultuurmaastikud, kultuuriteed, kultuuriturism, energiatõhususe, majanduse, siis saviehitiste, kindlustuste, õiguse, siis meil on polaarpärandikomitee, siis seinamaalingute komitee, riskide on väga oluline tõhuskomitee, veealuse pärandi, puidu, siis rahvusliku arhitektuuri või niisuguse rahvaarhitektuuri komitee, nii edasi, et see skaala on päris kirju, millega siis ICOMOS tegeleb. Ja minu enda jaoks ongi nagu kõige põnevam olnud, et üks asi on see, mida sa teed nagu Eesti tasandil, aga selline teaduskomiteedes jagunemine ja ma arvan, et jälle Eestile on see tohutult oluline on see, et kus meil neid eksperte ei ole liiga palju, aga sa suudad oma valdkonna põhiselt leida kiire vaevaga siis kolleegid mujalt maailmast. Nii, aga nüüd ma liigun tagasi oma ettekande juurde. Võib-olla pärast liigume veel kord uuesti tagasi. Et Eestis ulatub ICOMOS-i ajalugu aastasse 1978, kui siis erinevatest liiduvabariikidest võeti juhtivaid muinsuskaitseametnikke siis Nõukogude Liidu komiteesse. Ja meile kuulus sinna siis Fredi Tomps, et ma illustratsiooniks panin siin pildi Fredi Tompsi mälestuste raamatust, mille me aasta tagasi välja andsime, kus on nagu väga pikk ja põnev lugu sellest, siis mismoodi tegutses muinsuskaitse Nõukogude aastatel, mis olid Fredi peamised tegevusajad. Ja päris siis ennem Nõukogude Liidu lõppu seda kokkuvarisemist on niisugune huvitav seik lihtsalt nagu konteksti tundmiseks on see, et Fredi soovitas siis Juhan Maistet, ma arvan, kelle nimi ei vaja, eks ju, ka täiendavat tutvustamist, ka selleks Nõukogude Liidu komiteeks ja vastus tuli selline, et ei, et kuna Pariisi liikmemaks ja tänasel päeval me maksame liikmemaksu 55 € aastas, et see oli kindlasti palju väiksem toona.
Et lihtsalt seda suurusjärku taguda, et kuna see liikmemaks tuleb maksta siis kõvas valuutas, siis Nõukogude Liidu Kultuuriministeerium seda ei maksa, et kui Eesti NSV leiab ise selle raha, siis te võite võtta uusi liikmeid küll, aga muidu mitte. Siis Juhan tuli liikmeks siis 1993. aastal, kui loodi Eesti siis oma rahvuskomitee ja sealt alates on siis see liikmete arv on muutunud aja jooksul, ta on alati olnud nagu vähemalt paarkümmend, aga tänasel päeval meid on juba 44 ja päris mitu avaldust on meil ootamas ka vastuvõtmist, et seda niisugust rahvusvahelist suhtlemise ruumi osatakse hinnata küll. Ja iseennast ja Ave Paulust ma panin siia kirja, sest et me oleme nüüd teinud nagu ütleme seda rahvusvahelist lendu kõige kõrgemalt. Et mina olen 2017. aastast siis rahvusvahelise juhatuse liige, kuhu kuulub 20 inimest ja ICOMOS-il on siis president ja 5 asepresidenti, et need asepresidendid on kõik mingite piirkondade kohta, et mind valiti asepresidendiks 2020 ja valiti uuesti tagasi nüüd 3 aasta, mis ta see on, 2 aastat tagasi. Ja minu vastutusala on siis Euroopa. Aga ma võin teile öelda, et sellest 12 000 liikmest, mis ICOMOS-i kuulub, on üle poole on Euroopast. Aga eks see kipub enamike rahvusvaheliste organisatsioonidega niimoodi olema, et see on kõige jõulisem ja tugevam osa siis ICOMOS-ist. Aga meie asi on, eks ju, maailma organisatsioonis on nii nagu need UNESCO põhimõtted on aidata või siis aidata on nagu paha sõna, aga toetada seda, et teised maailma piirkonnad siis liiguksid sama jõudsate sammudega edasi. Ja siis Ave Paulus, kes on praegult ICOMOS Eesti president, et tema valiti nüüd meie viimasel siis kokkusaamisel sügisel valiti siis kliima ja pärandi töögrupi juhiks siis kogu ICOMOS-ile, et ta on ka 3-aastase mandaadiga. Ja sellele lisaks siin teise tulpa ma olen üles lugenud need teaduskomiteed, kus on eestlased esindatud, et kui ma ütlesin, meil on 31 komiteed, et siit on ligi pooltes on meil esindaja olemas ja hea meelega näeks, et neid tuleks veel juurde. Ja kas ma nägin, et Elo Lutsep on meil siin täna koosolekul, et tema on muidugi siis Vabaõhumuuseumi töötajana on ta vernakulaarse pärandi siis teaduskomitees. Ja ma usun, et Elo ainult kiidab takka, et see on üks väärt võimalus. Ja selliseid otseseid seoseid veel, mis nagu tõesti nagu suurel tasandil, et me ei räägi nagu väiksematest temaatilistest konverentsidest, vaid suuremal tasandil on siis see, et 1985 veel Nõukogude aastatel siis toimus Eestis suur rahvusvaheline ICOMOS-i kollokvium ja ajastule ise loomulikult käidi Maarjamäe memoriaali vaatamas, aga ma pean ütlema, et ma olen viinud sinna ka oma järgmised külalised, sest et see tänane seis, mis Maarjamäel on, et meil on kommunismi ohvrite memoriaal, meil on Saksa sõdurite kalmistu ja meil on siis tegelikult üks maastikuarhitektuuri tippteos, siis, mis tähistab seda Nõukogude memoriaali. Et see on niisugune haruldane kombinatsioon, mida kõik kiidavad selle oskuse pärast praegu tasakaalustada sellist nagu Nõukogude ideoloogiat siis sellega, et sinna on kaasatud siis need erinevad julmused, mis meid on tabanud. Ja eks pärandi puhul ongi väga-väga oluline osa on interpreteerimisel ja see konteksti panemisel, et ega teadmine see, et kuidas pärandit saab kasutada ja pärandit saab ka kurjasti ära kasutada, et see on niisugused olulised teemad. 2016. aastal meil oli suur siis kogunemine, kus Eestis oli siis see juriidika ja administreerimise teaduskomitee ja Põhja- ja Baltimaade niisugune suur ühine siis kollokvium, mis toimus Niguliste kirikus. Niguliste kirik oli puupüsti rahvast täis ja see oli pühendatud meie ühisele pärandile ehk siis 1666 on
mitte kõige vanem, aga siiski üks varasemaid muinsuskaitseseaduseid, mille võttis vastu siis Rootsi kuningas ja põhimõtteliselt need olid nagu need toonase riigi osad olid siis tähistamas seda meie ühist muinsuskaitse ajalugu. Ja siinkohal ma teen kohe ära reklaami, et tänavu 19. juunil saab 100 aastat meie esimese siis kaasaegse muinsuskaitseseaduse vastuvõtmisest aastal 1925 ja Maarjamäe ajaloomuuseumis avatakse 2. oktoobril suur näitus, mis on pühendatud sellele sündmusele, et olen ise üks kaasautoreid. Ja see tore jaanitulepilt on siis aastast 2023, kui Eestis toimus siis ICOMOS-i Euroopa grupi ehk siis sisuliselt, eks ju, selle poole ICOMOS-i aasta koosolek ja meie seminari teema toona oli siis 20. sajandi arhitektuur ja käisime selle seltskonnaga mitte ainult siis jaanitult tegemas, vaid käisime vaatamas ka olulisi 20. sajandi tunnismärke linnahallist alates ja Rapla kekiga lõpetades ja kõik seda väga palju, mis sinna vahel jäi, Käärikut ja Pentagonid ja kõik nii edasi. No vot, et see on niisugune laiem taust sellele ICOMOS-ile. Nüüd, mina ise olen olnud ICOMOS-i liige alates aastast 2006 ja eks ju olnud siis Eesti ICOMOS-i asepresident ja president ja nüüd siis rahvusvaheline töö, mida ma rääkisin. Ja ma rõhutan nüüd üle selle, et tegemist on ekspertidest koosneva organisatsiooniga. Tegemist on valitsusvälise organisatsiooniga, et ICOMOS on üks 3 UNESCO maailmapärandikomitee siis nõuandvast organisatsioonist, et teised on ICROM, mis on valitsuste vaheline ja IUCN, mis on see rahvusvaheline siis looduskaitse ekspertnõukogu, aga see on ka valitsuste vaheline, et ICOMOS on selle koha pealt hästi erandlik, et me oleme nagu siis nii-öelda sõltumatud. Ja see töö, mis me teeme, on tasustamata, et üldjuhul küll kuskilt siis saab kaubelda ja otsida ja taotleda siis sõidurahasid, aga tasu me selle töö eest ei saa. Ja no ma pean ütlema, et seda tööd on väga palju, et ma sisuliselt iga päev teen midagi ICOMOS-i siis heaks, arvestades neid oma kohustusi, mis ma olen endale kaela võtnud. Ja natukene, jälle kui me vaatame seda globaalset pilti, siis see tekitab sellist teatavat ebavõrdsust organisatsiooni sees, et näiteks presidendiks saavad või juhatuse liikmeteks saavad kandideerida inimesed, kes nii-öelda, ütleme, saavad endale seda lubada ja see saavad endale lubada ei ole nagu mitte ainult rahaline küsimus, et näiteks meie eelmine president oli Jaapanist, Jaapani valitsus ja siis tema koduülikool maksid tema kulud, sest et see oli nende jaoks väga suure prestiiži küsimus. Praegune president on Belgiast, et temaga on täpselt samamoodi. Aga näiteks Aafrika asepresident, et see ebavõrdsus tuleb siin nagu mitmed pidi välja, et Aafrika asepresident on Sambiast ja tema puhul isegi ei ole küsimus nagu sellest, et kas tal on raha reisida või mitte, vaid näiteks ei saanud meie viimasele koosolekule, sest et talle ei antud Prantsuse viisat. Sellepärast, et ja see probleem tekkis mitte Prantsusmaal, vaid see tekkis tema oma riigis koha peal. Ja see natuke ka limiteerib, eks ju, näiteks neid kohti, kus me kokku saame, et me peame tagama selle, et võimalikult paljud inimesed saaksid siis viisad ja saaksid kohale tulla. Et need on niisugused teemad, mis meil endal, ma arvan, eestlastena on ammu meelest läinud, et see sõltub mingist viisamajandusest, aga nii see on. Nüüd selle oma töökoha pealt ma tahaksin kõige rohkem rõhutada seda, et tegemist on laias laastus esimeses järjekorras kultuuridiplomaatiaga ja ma arvan, et meie tänases niisuguses sõjaolukorras see nagu veel olulisem see, et sinu riiki teatakse ja tuntakse
erinevatel tasanditel, erinevate siis inimeste juures. Ja pärand on tohutult oluline osa siis julgeolekust, et noh, ma arvan, et kõik, kes te olete jälginud seda, mis toimub Ukrainas, aga ka Iisrael, Gaza, siis Liibanon, kõik need Süüria, kõik need hilisemad konfliktid, mis meil on nagu suhteliselt selgelt, eks ju, silme ees, kui oluline osa on seal pärandil ja sellele, kuidas sellesse pärandisse suhtutakse, kas ja kui palju saab seda ära kasutada siis mingite konfliktide nagu suuremaks ajamiseks, kui nad on, või mingisuguse ebavõrdsuse tekitamiseks ja kui tohutult oluline osa sellel on pärast riikide ülesehitamisel peale niisuguseid sõjalisi katastroofe. Aga teine asi on sinna juurde ka siis ka loodusõnnetused ja looduskatastroofid, mis ka osaliselt võivad olla inimeste tekitatud ja osaliselt on looduse tekitatud. Et ma arvan, et olete ka näinud neid pilte siis Myanmari ja Tai maavärinast viimastest aegadest või Türgi maavärinast, mis oli mõned aastad tagasi, kus väga palju puudutas pärandit, et seal on erakordselt oluline, et neid riike ei jäetaks üksi ja et on siis sellist rahvusvahelist ekspertseltskonda, kes suudab kaasas käia. Ja noh, need asjadega on niimoodi, et mida me ise rõhutame näiteks kas või NATO kontekstis, et sul on lootust, et teised sind aitavad siis, kui sa ise teisi aitad. Et see on niisugune alati kahe otsaga asi. Siis nendest suurtest teemadest, mis võib-olla tunduvad nagu banaalsed ja lihtsad, aga tegelikult ei ole üldse banaalsed, vaid on väga olulised, on rahvusvaheline võrdlusmoment. Et me saame infot, mismoodi tehakse mujal, saame selle arvelt teha võib-olla ise targemaid otsuseid või nõustada teisi. Väga oluline on suure pildi nägemine ja see on, ma ka õppejõuna tajun seda, et muidugi me oleme uhked selle üle, kõige üle, mis me Eestis teeme, aga sageli on teistel sarnaseid olukordi, sarnaseid asju, sarnaseid probleeme, et me ei ole sugugi nii unikaalsed, kui me hakkame nagu mingite üksikküsimuste kaupa siis lähenema ja see ei ole mitte halb, et me ei ole unikaalsed, vaid vastupidi, see nagu annab meile laiema konteksti, kui meil on vaja mingisugust probleemi siis lahendada. Ja mis on hea sellise organisatsiooni puhul on see, et on suhteliselt kerge seda võrdlevat informatsiooni kätte saada. Et kui meil on mingisugused erinevad arutelud, noh näiteks mina kuulun sellesse ICLAF-isse, mis on seadusandluse administreerimise ja rahastamise komitee, et meil on päris tihti olnud küsimusi, et meil on vaja lahendada mingisugust olukorda, kas või näiteks ka meie seaduse tegemise puhul, et ma saan nagu kiiresti saata nagu rahvusvahelisele rühmale nagu küsimuse, et oot, mul oleks vaja praegu mingisugust võrdlemat pilti võtta anda. Ja tavaliselt see sõltub olukorrast, tähendab seda, et ma saan need vastused 24-48 tunni jooksul või ka nädala jooksul. Ja me olen korduvalt siis Kultuuriministeeriumiga koostööd teinud selles küsimuses, et ma otsin mingisugust siis infot mujalt väga kergelt, tõesti nagu selles suhtes väga kergelt saab. Aga samas see tähendab seda, et ega ma siis ainsana ei küsi, et päris olulise osa minu ajast võtab ka see, et teised küsivad ju vastu ja siis ma pean andma seda Eesti kohta infot välja. Meil on õnneks tore see, et meil on näiteks seadused tõlgitud inglise keelde, et ma võin muinsuskaitseseadust vabalt Riigi Teataja kodulehelt siis inglise keeles välja jagada, et see on privileeg, mida väga paljudel riikidel ei ole. Et need ICOMOS-i töökeeled on inglise ja prantsuse keel, aina enam ka hispaania keel, aga väikese riigina me teame, et keeled peavad suus olema ja oskus seda infot jagada, aga nüüd see tõlkeprogrammidega on see päris lihtne. Ja siit tõesti tuleb siis sisend Eesti aruteludesse ja dokumentidesse, et ma mõned näited teile siin ka varsti toon.
Aga jah, siis ma ise kuulun, ütleme niimoodi, seda on natuke nagu palju neid erinevaid teaduskomiteesi, kuhu ma kuulun, aga nad on kõik kuidagi orgaaniliselt minuni jõudnud, et esimene komitee, millega ma liitusin, oli siis CIVIH, mis on linnade ja külade teaduskomitee. Eriti sellepärast, et kuna ma olen etnograafiat õppinud ja taluarhitektuuri õpetan ja linnadega olen ka väga palju tegelenud, aga need teaduskomiteed on kõik natuke ise nägu, et seal CIVIHis on hästi palju selliseid tõesti nagu teadlase tüüpi inimesi ja meil on niisugused rahumeelsed teaduslikud seminarid ja sümpoosiumid. Siis samas see seadusandluse administreerimise ja rahastamise teaduskomitee, et see on juristide komitee valdavalt, mida ma ise ei ole, aga administreerimisega olen ma elus päris palju tegelenud, et sealt saab siis tõesti niisugust igapäevast siis juriidilist nõu ja see on tõesti nagu erakordselt efektiivne komitee, et seal käivad ma ütlen, et gruppide dünaamikad on väga erinevad, et need on tore vaadata ja võrrelda ka selles kontekstis. Siis ma kuulun 20. sajandi pärandi teaduskomiteesse, millega liitumist ma lükkasin tükk aega edasi, sellepärast ma just mõtlesin, et liiga palju muid töörühmi on, aga 20. sajand on Eesti jaoks niivõrd oluline teema, et siit on ka hea saada siis rahvusvahelist nõu ja abi. Ja meil on Eestist teisigi liikmeid seal komitees. Ja siis on selline tore nimetus nagu Our Common Dignity ehk meie ühine väärikus, mis siis tegeleb õigustepõhise lähenemisega ja siin on siis ta lähtub, eks ju, inimõiguste deklaratsioonist, aga läheb sellega palju kaugemale edasi ja on tõesti niisuguste kaasaegsete probleemide lahkamiseks oluline, et siin on kus ma tunnen ka, et ma olen ise nendes nagu diskussioonides hästi palju panustanud ja kaasa aidanud, on see, et seda õigustepõhist lähenemist algselt siis üritati või seda taandatigi pigem nagu põlisrahvastele, et niisugused väga kindlad, selgelt defineeritavad kogukonnad. Aga mida aeg edasi, seda rohkem meil on vaja seda kogukonda defineerida nagu palju laiemalt, et kas või näiteks kas või meie oma Estonia teatri puhul on muusikute kogukond või me räägime miljööaladest, et meil on Kalamaja vanade elanike kogukond ja uute elanike kogukond ja see lähenemine õpetab siis nagu vaatama siis erinevaid rühmi, et põhimõtteliselt kogu see loogika seisneb selles, et kui hakkad mingit probleemi lahendama, siis on vaja defineerida, kes on õiguste omanejad ja kes on kohustuste kandjad. Ja sageli need võivad olla siis minna lappesse, et inimesed võivad olla korraga nii õiguste omajad kui kohustuste kandjad, et sõltub olukorrast. Ja selle asja eesmärk ei olegi leida mingisugust lõplikku tõde, vaid lihtsalt nagu harjutada, välja selgitada seda, keda kõike tuleb kaasata, keda kõike tuleb ära kuulata ja kui on vaja mingeid otsuseid teha, et siis kuidas sellele niisugusele tõsisele kaasamisprotsessile läheneda. Ja nüüd natuke lähemalt ka sellest Euroopa grupist, millega ma siis, mille eest ma vastutan. Et minu asi on tegelikult noppida üles siis niisuguseid päevakohalisi teemasid, algatada arutelusid, neid, ma ei pea neid alati juhtima, aga ma pean nagu kontrollima, et kuidas see protsess liigub, et need asjad ei jääks kuskil toppama. Et jälle tuletan meelde seda, et see on vabatahtlik töö, et mina olen võtnud endale vabatahtlikul töös, eks ju, rolli, ma pean seda vastutuse välja kandma, aga paljud liikmed, et ma pean nagu neist tekitama ka seda niisugust huvi ja olulisust siis kaasa rääkida. Ja näiteks hetkel on meil niisugused kuumad grupid on meie selle Euroopa grupi sees, lisaks muudele arutlustele on siis energiatõhususe direktiiv. Sellepärast, et kui seda direktiivi tehti, siis ICOMOS
siis läbi oma selle energiatõhususe teaduskomitee tegid seal ka terve rea ettepanekuid ja hämmastaval kombel seda direktiivi on pärast Euroopa Parlamendis vastuvõtmist muudetud. Et ma ei ole siiamaani aru saanud, et mismoodi see muutmine käis, aga seal on mõned asjad tagasi muudetud nagu endiseks. Ja muinsuskaitsjate loogika oli see nendes aruteludes ja see töörühm on meil selleks, et kuna seda direktiivi praegu liikmesriikides siis rakendatakse või kohandatakse kohaliku seadusandlusega, et me vahetame omavahel kogemusi ja infot, et kuidas kellelgi läheb ja millistele asjadele peab tähelepanu pöörama. Ja ütleme niimoodi, et see töörühm sai alguse üldse sellest, et väga paljudes riikides muinsuskaitsjad jäeti sellest kohaldamisalast üldse kõrvale. Et see läks nagu isegi mitte kultuuriministeeriumite, vaid see läks ainult nagu majandus- ja võib-olla ka kliimaministeeriumite kontekstis ja kultuurivaldkond jäeti kõrvale. Ja selle kõrvale jätmisel on põhjus see, et selles direktiivis siis algselt oli kirjas see, et energiatõhusus ei kehti siis mälestistele. Ja see oli nüüd suur ettepanek, mida ICOMOS tegi, et põhimõtteliselt see ei ole õige, et ei kehti. Sellepärast, aga et seda saab kohaldada siis mugandustega, ja leevendustega ajaloolistele hoonetele, sellepärast, et üks asi on see, et ajaloolised hooned väga sageli ongi väga energiatõhusad, aga mitte kõik. Et kaugeltki mitte kõik, et nad jagunevad nagu kahte leeri ja pluss see, et ajaloolised hooned lihtsalt vajavad remonti ja parandamist. Ja kui nad on nagu erand, siis see, ütleme niimoodi, banaalne põhjus on see, et siis nad jäävad kõrvale ka kõigest nendest Euroopa Liidu rahadest, mida on siis selle energiatõhususe direktiiviga käivad kaasas. Aga palju tõsisem põhjus on see, et kui näiteks vana maja, mis on mälestis korda tegemiseks, tehakse projekt, siis julgen ütelda küll, et meie tellijad ja projekteerijad on nii laisad, et nad üldse ei pööra tähelepanu selle energiatõhususele, sest see on ju erand ja sellega ei pea tegelema. Aga vastupidi, tegelikult on vaja leida siis innovaatilisi lahendusi või ka traditsioonilisi lahendusi, mis oleks nagu veel parem, et parandada, et need vanad majad ei pea olema meile koormaks siis, aga neid ei tohi soojustamise ja energiatõhususega ka ära rikkuda. Ühesõnaga, et see, millega nagu ICOMOS on tegelenud, on see lobistamine, et pärandiga tuleb ka tegeleda siis energiatõhususe kontekstis, seda enam, et ajalooliste vanade olemasolevate hoonete hoidmine on väga oluline punkt üldse meie säästvas arengus ja siis säästvas eluviisis, on ju. Et see on olnud üks päris suur teema ja nüüd ma olen kogunud kokku selle töörühmaga ka päris palju siis näiteid, kuidas erinevates riikides seda rakendatakse ja ma loodan, et ma suhteliselt varsti saan ka siis Kultuuriministeeriumile esitada niisuguse väikse raporti ja kokkuvõtte. Ja me oleme väga rahul sellega, et olgugi, et me ei ole kõigega nõus, mis on siiamaani kokku lepitud, aga ICOMOS on vähemasti kaasatud siis Eestis nendesse aruteludesse ja tänu sellele töörühmale on ta kaasatud ka paljudes teistes Euroopa riikides aruteludesse. Siis teine suur teema on mälestiste statistika, sest et isegi Euroopas, kus meil tundub, et asjad on sarnased, on väga raske saada siis võrdlevaid numbreid, et mis ja kui palju on kusagil riikides kaitse all. Et meil Eestis lahmitakse ka väga palju näiteks Soome numbritega, aga need on väga kontekstist välja võetud, sellepärast, et Soomes on õige mitu seadust, mille alusel siis objekte kaitstakse, mis tekitabki selle olukorra, et me ei saa neid numbreid võrrelda. Kui me võtame lihtsalt nagu muinsuskaitseseaduse järgi Eestis ja Soomes, siis me saame täiesti võrreldamatud tulemused, aga kui me vaatame reaalset elu, siis Eestis on mälestisi väga keskmiselt võrreldes muu Euroopaga. Aga siin me ka praegult loodame, et me saame kuskilt nagu mingisugused küüned taha, et me saaksime hakata koostööd tegema ka siis
Eurostatiga, et nad juba ühe uuringu tegid, et vaatama, kuidas neid andmeid saaks tõlgendada niimoodi, et me saaksime siis võrdlevad numbrid ja need võrdlevad numbrid aitavad, ma arvan, väga palju kaasa tegelikult niisuguse mõistmise tekitamisele siis üle Euroopa ja meie jaoks on see väga oluline ka praegult siis meie käimasoleva mälestiste inventuuri juures. Siis üks töörühm, mida ma ka toimetan, on siis ülikoolide foorum, ehk see koondab neid ICOMOS-i liikmeid, kes õpetavad ülikoolides ja proovime sealt siis saada, mitte me proovime, vaid me juba saame, meil on terve rida olnud niisuguseid ühiseid suvekoole või ka siis online kursusi, et toetada siis sellist akadeemilist õpet ja meie jaoks on praegu päris oluline ka see, et mille me hoiame silma peal, et mis toimub Ukrainas, sellepärast et näiteks Ukrainas on pärandiõppe ja nende kõik need pärandisüsteemid ja seadused on ütleme üsna veel Nõukogude malli järgi, aga et jälle niisuguses foorumi laadis on neid suhteliselt lihtne nõustada. Siis illustratsiooniks ma olen pannud siis kvaliteedipõhimõtted, mis on juba, ütleme, mitu aastat vana dokument, et seda me ka vaikselt niimoodi hakkame uuendama, mis on siis mõeldud selle järgimiseks Euroopa Liidu rahastuste puhul, et kuidas kaitsta pärandit selles kontekstis. Ja see ei puuduta mitte ainult seda raha, mis eraldatakse otse pärandile, vaid see puudutab ka näiteks teedeehitusi või mingisuguseid veepuhastusjaamasid ja nii edasi, sest et nagu minu avaslaididest oli ka näha, eks ju, et on päris oluline aru saada, et pärandit on tegelikult igal pool, et see ei ole ainult nagu mälestis ja muuseum, vaid see on mitmel pool mujal. Ja siis erinevaid muid töörühmasid, näiteks me nüüd kuu aja pärast on meil Euroopa Grupi koosolek on meil Austrias ja vaatame Austrias probleeme nende mõisatega, mis on veel suuremad kui meie omad. Ja seal on täpselt samamoodi siis ka mõisakoole, et tulla selle maapärandi juurde ja maapärandi puhul ongi huvitav see, et Eesti ei ole üksi selles olukorras, kus maal ehitatud pärand saab märksa vähem tähelepanu kui linnades, et peab leidma jälle niisuguseid uusi lahendusi, lähenemisi, aga ka kindlasti ka niisugust avalikku tähelepanu ja tuge selleks, et toetada seda maa ehitatud pärandi siis kaitseküsimusi. Et linnad kipuvad üle võtma, aga kõik need riigid, millel on väga tugev selline põllumajanduslik taust nagu Eesti, et väga suur osa, väga suur protsent Eesti kaitstud pärandist asub maapiirkondades ja mitte linnades. Siis me tegeleme dissonantse pärandiga, meil on mitmeid erinevaid töörühmasid, et ma arvan, see ei ole ka võõras teema, siis sõjaautode kaitse alt mahavõtmine, monumendikriis, mis meil siin on näiteks praegult akuutselt üleval siis Tehumardis, kohalike omavalitsuste roll ja poliitika, mis siia puudutab. Ja ICOMOS Eesti on näiteks Eestis esindatud siis Muinsuskaitse nõukogu liikmena, ajalooliste hoonete ümarlaua liikmena, me oleme ministeeriumi ja ametipartner ja siin mõned need teemad, kuhu me oleme kaasatud, et seesama energiatõhususe teema näiteks on ICOMOS on partner ka siis Heritage Home'i projektis, mis tegeleb kodudega. Ma vaatan, et kell hakkab nii palju saada, et me peaks hakkama küsimusteks aega jätma. Et siin mõned näited, siis meil oli oktoobris suur seminar, rahvusvaheline seminar pärandkodud rohepöörde tuules ja sissejuhatavalt ennem siis aruteluga seda, et mis meil on sellel aastal niisugused suurte teemadena plaanis, kõike ei suudagi teha. Et oktoobris me tahaksime teha siis tähistamaks ka rahvusvahelise organisatsiooni 60. aastapäeva siis konverentsi pärandikaitse kriisides ja sõjalistes konfliktides. Ja loodame, et me saame kaasata siia ka oma neid kaitsestruktuure, sellepärast, et see on aina põletavam teema.
Ja siis loomulikult, kuna Ave on, eks ju, meil see rahvusvaheline, eks ju, kliimaekspert nüüd, et tuleb Eestisse tuua siis ka pärandi ja kliima kirjaoskuse koolitus, mis on kavandatud septembrisse. Ja siis meil on kavas 4 sellist temaatilist seminari, mis nüüd väga otseselt puudutab ka maapiirkondi, et on mõisapärand, talupärand, tööstuspärand ja linnasüdamed, et me alustame siis Hiiu Suuremõisas 16. mail, et ma panin siia sellise niisuguse alustava kava, mis natukene võib veel muutuda, aga jah, Hiiumaa on selles suhtes hea näide, et see on korraga nii mõisakool, kuulub nii omavalitsusele kui riigile, kes seal toimetab, seal on väga tugev kohalik kogukond, ja on väga väärt arhitektuur, et siit annab neid teemasid tõmmata siis tõesti paremale ja vasakule. Aga sellega sai mul see slaidiprogramm läbi, et kui te tahate, aga ma arvan, et me võime ka minna vestluse peale ja siis ma võin avada neid lehekülgi, mis mul siin veel lahti on meie kodulehest, et meie tegevustest rääkida. Väga suur tänu, Riin. Sain ise hulka targemaks ja nüüd need, kes tahavad küsimusi esitada, et katsuge leida chat. Aga teiseks, meid ei ole väga palju, katsuge ka leida see käe tõstmise nupp ja saame küsida, aga ma esiteks hakkan kohe ise pihta, võib-olla selline väike tõdemus või heietus siia, et kui inimesed kuhugi reisivad, siis tahavad nad seal vaadata mida, eks ole, kultuuri, arheoloogiat, noh, loodust ka, aga alustavad tihti linnadest, ei jõua maapiirkondadesse. Ja tegelikult seesama seltskond võib-olla tähendab, kes neid noh, peab kaitsma, et siis ikka öeldakse, et oi, et noh, et tootmine ja kõik muu, et noh, kultuur natuke oodaku, et kui seda kärpeid on ja kärpeid on minu meelest meil ikka kogu aeg. Teine temaatika, mis mind on ja võib-olla siit toon ka selle esile, on need koostöövõrgustikud. Ja noh, pidin ka, meie oleme maaeluvõrgustik ja meie otsene töö on, eks ole, peaks olema tugistruktuuriks maaelu arengukavadele ja noh, pidigi nagu mõtlema, et noh, nagu tegelikult ei peakski tegema meie omavahel koostööd. Aga noh, tegelikult on küll ja siis tekibki nii, et võib-olla tekivad need sellised koostööringid, kes omavahel üksteist teavad, kellele võib-olla noh, ei ole vaja tausta selgitada, aga on tegelikult samadel eesmärkidel veel paralleelringid, kuhu võiks tulla. Ja nüüd ma küsingi koostöö osas, et kas teil on ka koostööd näiteks maaturismiga ja näiteks Kodukant on ju ka olnud siin külaliikumine Kodukant ja kolmandaks eile just käisin valdade linnade päevadel ja ma ei näinud, et seal oleks olnud nagu eraldi muinsuskaitse teemat üleval. Et Eesti-sisene, ütleme, selline laiem koostöö on võib-olla see küsimus. Ja see on väga oluline teema. Ütleme niimoodi, et jälle, eks ma näen, et Elo Lutsep, kes on meie liige, on siin kuulajate hulgas, et me võime mõlemad öelda, et me oleme nagu nii paljude asjadega nagu seotud, et siis läheb nagu segamine, kas ma teen midagi nagu ICOMOS-ina, kas ma teen midagi õppejõuna, kas ma teen midagi, eks ju, kuskil sõprade seltsi liikmena või ma teen seda nagu mõisakoolide ühenduse liikmena. Et niisugusel nagu isiklikul tasandil neid kontakte on. Kodukandiga meil oli väga hea koostöö, siis kui oli 2013 oli pärandiaasta ja siin-seal me ikka nagu kohtume veel. Aga loomulikult peaks neid rohkem olema ja kui linnade ja valdade päeval ei olnud muinsuskaitse esindatud, ma ütleks, esimese asjana on see kapsas nagu kivi siis Muinsuskaitseameti kapsaaeda. Aga see tuleb sinna ikkagi heita, sest et see on, nagu ma ütlesin, väga suur osa meie pärandist on maal. Nii mõisapärandid, nii arheoloogiat kui ka näiteks 20. sajandi kolhoosi ehitusi on ju maapiirkondades, et ta peaks seal olema. Ja noh, näiteks ICOMOS siis Euroopa Liidu tasandil olen käinud ise seal nendes
neil on ka see nii-öelda nagu linnade ja valdade kokkusaamist, et olen käinud seal ettekandeid pidamas, aga näe, jah, Eestis ei ole. et seda olukorda võiks ja peaks parandama ja ma arvan, et siin on nagu mõlemalt poolelt nagu seda aktiivsust vaja, et otsad kokku viia. Ja esimene repliik selle turismi kohta, loomulikult me käime kultuuri vaatamas igal pool, kus me lähme ja meie juurde tullakse ka kultuuri vaatama. Ja see on ka niisugune suhteliselt rahvusvaheline probleem, et kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha, et kes saab selle raha, mis turistist siia jääb. Kas see läheb hotellidesse, kas see läheb nagu teedeehitusse, aga mida saab sellest muinsuskaitse? Muinsuskaitse ei saa sellest peaaegu et mitte midagi, sellepärast et ainult läbi, eks ju, riigieelarve, aga muinsuskaitse vastutus on see, et meil oleks nagu mida vaadata Eestis. Ja siin ongi kohe üks küsimus, et kas Anne Põder küsib, kas ICOMOS-il on liikmemaks, vist oli, aga Ja, sa saad me maksame Pariisi, igaüks meist maksab 55 eurot aastas. Ja selle eest me saame selle rahvusvahelise liikmekaardi ja see on ütleme, rahaküsimused on alati sellised, et ma ka seal oma asepresidendi rollis, ma pean ikkagi nagu vaidlema nende komiteedega, et kas ja kui palju tuleb Pariisi maksta, aga me peame oma sekretariaati üleval pidama, et seda hoida. Ja erinevates riikides on erinevad, kusagil makstakse mitusada eurot aastamaksu siis oma komiteele, et meil on see väga väike, me maksame 10 eurot, sellepärast et me oleme ära teinud nagu suur osa niisuguseid kulusid nõudvaid asju nagu ise oma jõududega ja no meil ei ole sekretariaati ja meil ei ole ruume. Nii, küsimusi tekib, aga ma küsin ise natukene edasi veel, või teen ettepanekud, et ma hakkan sellest pihta, et näiteks sa näitasid neid üritusi, mis teil on tulemas, et võib saata ka meie kalendrisse, et kindlasti jagame ka hea meelega neid selliseid tegevusi, aga küsimus on võib-olla selline, et kes igapäevaselt muinsuskaitsega kokku ei puutu, et näiteks on mingeid ettepanekuid või mingeid mõtteid, et kuhu peaks, ütleme, aktiivne kodanik pöörduma, et väga tihti nüüd, et oi, ma kuulsin, et ICOMOS on olemas, et ikkagi ma arvan, et sinna kas kohapealse inspektori juurde, et võib-olla 2 sõna ka sellest süsteemist, sa rääkisid, et sa selles süsteemis oled töötanud. Kui inimene tahab muinsuskaitse probleemi. Ja, muinsuskaitse probleemiga, no muidugi esimese asjana peaks pöörduma tõesti maakonna nõuniku poole. Et tänasel päeval nad ei ole enam inspektorid, vaid nõunikud, kes on kõik, tänaseks on peaaegu, et kõik erialase haridusega. Siis kui mina ametis töötasin, siis oli see taust alles, amet alles jooksis ennast käima, aga amet on siis sõltumata maakonnast, siis tegemist on niisuguse tugeva võrgustikul põhineva organisatsiooniga, kellel on ekspertteadmised, et me teame, et kui mõnes maakonnas näiteks inimesel ei ole arheoloogilist pädevust, siis tal on kolleeg võtta, kes teda selle koha pealt välja aitab. Et ma arvan, et muinsuskaitse on väga tugev organisatsioon, ja nad on ma alati imestan seda, et muinsuskaitset kardetakse, ma ei ole kunagi veel aru saanud, miks, või on juhtumeid ja võib-olla need paljud need juhtumid on ka seotud sellega, et esiteks kõik on inimesed, et on päevi, kui sa oled usasem kui teisel, aga meil on olukordi, mida on võib-olla väga keeruline lahendada, sellepärast, et meil on kõik olukorrad on erinevad. Kõik olukorrad on erinevad ja meil ei ole nagu sellist nagu selget ütleme pretsedenti, et see pretsedendil põhinemine on väga keeruline, sellepärast, et ka siis, kui me räägime näiteks 2 tuulikust, siis see 2 tuuliku saatus võib olla täiesti erinev, et sõltub asukohast, kus ta on, mis seisukorras ta on, kes on omanikud, mis sinna kavatsetakse, kas kavatsetakse hakata jahu jahvatama või teha sinna suvekohvikut, eks mõlemad variandid on võimalikud, et see teeb selle valdkonna keeruliseks.
ja ma arvan, et meil on nagu taga väga palju seda 90ndate aastate taaka, kui see, mis Eestis toimus, oli üleüldiselt nagu väga hirmus. Ja mina mäletan seda, et seda aega, kui ma olin ametnik, ma olen suhteliselt nagu usaldav inimene, ma nagu, kui inimene räägib mulle midagi, siis ma ikkagi nagu enamasti usun. Ja mu kõige suurem hirm igapäevaselt tööle minna oli see, et ma võin petta saada, et tuleb kodanik ja valetab mul suud silmad täis, et kogu aeg nagu seda vältida. Aga jah, et ma soovitan alustada muinsuskaitseametnikust, kui on nagu mingid kohalikud probleemid, et alati võib pöörduda ka mõne ICOMOS-i eksperdi poole, aga siis vaatame seda tasandit, kus me aidata saame, sest et me oleme ikkagi niisugune mittetulundusühing, aga ja vabatahtlik töö, et vaatame, kuidas me saame, aga üldiselt jah. Ma osaliselt vastan su küsimusele enne kui hakkan lugema siit chatist neid küsimusi, me on tulnud, et eks me oleme ju kõik muinsuskaitsehuvilised ja mõisate raamatud ja kõik need on tavaliselt kaovad letilt väga kiiresti, isegi kui nad on suhteliselt kallid. Aga kui meil on tavaliselt mingi tähtaeg mingi ehitusega, on see tee, on see maja, on see midagi iganes ja kui seda midagi viivitab, siis loomulikult keegi ei rõõmusta, sest selle viivituse taga on mingi raha ja mingisugune väljamakse ja mingi toetus teinekord või oma rahakott. Nii et eks sinna need lähevad. Aga nüüd on küsimused siin ICOMOS-i kohta, et kuna ma tean, et mõned jälgivad võib-olla telefonist ja ei näe neid küsimusi, siis ma vaatan, et kas mina loen või näed sa ise ja tahad ise ette lugeda ja kohe kommenteerida. Teeme nii, et ma näen, jah. Et siin on kommenteeritud, et osad ICOMOS-i komiteed on väga huvitavad, kosmose teema, polaarpiirkonnad, mis on ICOMOS-i kõige uuemad komiteed, kas on mingid teemad või valdkonnad, mis on esile kerkinud, kus te näete, et on kujunemas või eraldumas uus võrgustik või komitee. Ja tõesti, ma arvan ka, need kosmos ja polaar, et need on mõlemad suhteliselt uued. Kõige viimane komitee, mis asutati, oli veekomitee ehk siis pärand ja vesi. Ja siin me võime nagu ka vaadata, need on nagu mitmekihiline teema, et kas veega seotud pärand, näiteks vesiveskid on ju otseselt veega seotud, või siis vesiste keskkondadega seotud pärand, et selle veekomitee ühed vedajad olid hollandlased, teadagi miks, on ju, et neil tuleb see vesi sinna õuele, et kuidas sellega tegeleda. Et see veekomitee oli üks viimaseid, polaarkomitees me oleme väga hästi esindatud, et Kati Lindström, kes on Eesti teadlane, töötab nii Eestis kui ka siis Rootsis Stockholmis, et tema on selle komitee asepresident minu arust praegult ja siis ka rahvusvaheline esindaja siis nendes polaarnõukogudes. Et see on, ja noh, Eestil on õnneks seda polaarajalugu ju päris palju selja taga, mis siis, et see tundub meile väga kauge maa. Aga uutest teemadest, jah, mul on hetkel mul kohe ei plahvata, aga erinevad need kogukonna teemad, siis riskid igal, me elame liiga palju nendes riskide olukorras, et sealt tekib ka ilmselt mingisugune komitee veel täiendavalt juurde sellele, mis praegult on. Küsin selle küsimuse juurde, vabandust, et seal oli ka kliimateemad, et see sõna on ju suhteliselt uus, et mis selle sisuks on, kuidas teie nagu seda lahti defineerite? See kliima tähendab mitut pidi, et üks asi on see, mis on nagu kliimamõju pärandile, eks ju, et mida me peame tegema oma hoonetega, et siis neid kliimamõjutuste eest hoida, aga teistpidi seal on väga tugevalt taga see, et kuidas me pärandi siis hoidmise abil saame tegeleda siis kliimaprobleemidega. Et seesama säästev mõtteviis, et jälle, et kõige odavam maja on see, mida ei ole ehitatud, on ju, et me võtaksime, et me igal võimalikul juhul tegeleksime siis olemasoleva hoonete ja struktuuride kasutamisega, mitte nende lammutamise ja asendamisega, et see on nagu kõige kliimasõbralikum lähenemine.
ja siis see sügisel, mis tuleb meil see kliimakirjaoskuse siis teema, et ka kuidas neid kliimaküsimusi siis pärandi kontekstis lahendada. Seesama energiatõhusus on ju ka kliimaküsimus, nii et. Nii, aga seal on veel üks küsimus. Ja, ma näen, et siin on küsimus, et kas omavalitsused on ICOMOS-i liikmed, millised on teie kogemused Eesti omavalitsustega maapiirkonna pärandi hoidmisel, millised on ootused omavalitsustele? See on meil omavalitsused liikmed ei ole, et meil on Eestis on tõesti siis üksikisikud on liikmed. Mujal maailmas on küll seda, et mingid omavalitsused võivad ka olla siis nagu nende institutsionaalsete liikmetena, kellel tavaliselt ei ole hääleõigust, aga nad on nagu toetajaliikmed. Meil ei ole keegi omavalitsust pöördunud, nii et ma ei saa ütelda, et kas me võtaks või ei võtaks, aga meil pole keegi niimoodi pöördunud kunagi meie poole, et liikmeks saada. Aga neil ei ole hääleõigust, nendel institutsionaalsetel. Aga kogemused Eesti omavalitsustega on erinevad. Ma arvan, et mul kõige tugevamad kogemust on, eks Muinsuskaitseamet, see jääb natuke liiga vanasse aega, et see on ikkagi 20 aastat tagasi, see kogemus võib-olla ei peaks laiendama. Mõisakoolidega mul olid valdavalt väga head kogemused, sellepärast, et raha läks ikkagi nendesse mõisakoolidesse, kus oli huviline omavalitsus. Ma nende teistega ei pidanudki nagu väga tegelema, aga hetkeseisuga on keeruline on näiteks Saaremaa vallaga, sellesama Tehumardi küsimustes, et me kuidagi ei suuda seal leida sellist üksmeelt, et mismoodi siis eksponeerida või meil vahelduv edu selle üksmeel on ja siis ta kaob ära, sellepärast, et omavalitsusel on vaja ennast tõestada oma samme pärandi hoidmisel. Ja omavalitsuste puhul ma tahaks rääkida seda, et kui meil tehti siis haldusreformi, siis ma väga selgelt mäletan seda, kuidas lubati, et kõik omavalitsused lähevad tugevamaks, et on võimalik palgata rohkem eksperte, kes suudavad erinevate teemadega tegeleda. Ja eks meil tekkis lootus, et omavalitsustel tekib võimalus palgata siis ka oma pärandi ekspert, kes neid asju haldaks. Kahjuks ei ole niimoodi läinud. Ja seda ei saa ka alati omavalitsuste süüks ajada, vaid nende tulubaas on ilmselt nii väike, et nad ei kanna seda välja. Seda enam minu arust tuleks toetada niisugust Muinsuskaitseametit, kui me oleme nii väike riik, et need vahemaad on ju tühised. Ja Muinsuskaitseamet on igal pool üle Eesti esindatud, et ta on niisugune nagu tugev siis nagu ekspertkeskus, kes saab omavalitsusi nõustada, et anda nagu Muinsuskaitseametile tuge juurde, et neil oleks rohkem aega tegeleda siis omavalitsuste nõustamisega ja siis omavalitsused ei peagi nagu võib-olla nagu nii palju ise punnitama. Aga vastutust peavad nad võtma küll, see on fakt. Ja näiteks kuidas toetada, et me rääkisime praegu sellest energiatõhususe direktiivist, et hetkeseisuga meie tahtsime sinna direktiivi sisse kirjutada, et need leevendused laienevad mälestistele, miljööaladele, erinevatele kaitsealadele, näiteks rahvusparkidele ja nii edasi ja sellele, mis on märgitud ära siis kohalikes üldplaneeringutes väärtuslike üksikobjektide nii edasi ja hoonetele, millele on ajalooline või kultuuriline väärtus. Ja see, kuidas defineerida hooneid, mis ei ole kaitse all, aga millel on ajalooline kultuuriline väärtus, me isegi algatasime selle koha pealt nagu päris põhjalikud debatid ja jõudsime ka mingitele kokkulepetele. Aga praegult on see laualt maha pühitud, sest et väidetavalt teeb see omavalitsustele tööd palju juurde. Samas näiteks Saksamaal, ja te kujutate ette Saksa bürokraatiat, eks ju, Eesti oma on täitsa poisike selle kõrval, et Saksamaal omavalitsused suudavad anda siis sertifikaadid hoonetele, mille puhul tundub, et sellel on väärtust, just nendes soojustamise küsimustes, et nende välisilmet ei rikutaks ja tänu sellele, et tal on see sertifikaat, siis tal ikkagi tekib võimalus taotleda neid erinevaid toetusi. Et meie oleme praegu väga õnnelikus olukorras sellega, et KredExi toetustes
ja mida võib-olla kõik ei tajugi seda, et KredExi toetustes on eraldi rida kaitstud, sealhulgas omavalitsuse üldplaneeringus väärtusliku hoonena märgitud hoonetele. Nad saavad parema protsendi siis soojustamistoetuseks. Ja esiteks nad saavad parema protsendi, teiseks nad ei pea konkureerima nende suurte kortermajadega, kus on ju teada, et korteriühistud istuvad ja klõbistavad siis öösel, kui kell kukub, lüüakse need programmid täis, aga et seal on nagu eraldi pott on siis ajaloolistele hoonetele. Ja seal see pott nii kiiresti täis ei lähe, et seal on nagu see ilmselt nagu see mõtlemise hetk on ka juures. Ja lähtuvalt siis ja noh, ma võib-olla panen nagu liiga palju mõtteid ühte lausesse praegult, aga meie jaoks on oluline see ka, et igat jumala maja ei pea kaitsma, igat rehemaja, mis Eestis on säilinud ja meil ei ole neid liiga palju säilinud, aga me ei pea neid kaitsma, sest see on inimeste kodu. Et seal lähevad need asjad natuke nagu ütleme, bürokraatia läheb liiale. Et lihtsam on need ära märkida väärtuslike objektidena ja seeläbi avada tegelikult inimesele rohkem võimalusi siis tähelepanu ja abi saamiseks. Suur aitäh sulle, ma kommenteerin siit enda poolt, kutsun ka üles, siin tulevad veel küsimused, aga paar sõna enda poolt, et need omavalitsused ju on mitu korda siin ümber reastunud ja see ju tähendab väga tihti ju uusi ametnikke, uusi ehitusnõunikke ja nii edasi, et see on sügav tõde. Aga minu küsimus sulle on see, et kas muinsuskaitsesse tuleb nii-öelda seda vahendeid, raha, ainult nii-öelda Kultuuriministeeriumi kaudu või on veel mingi kanal? Noh, seesama KredExi kanal, et ja alati on lihtne öelda, et raha on vähe, sellepärast et see, mis on muinsuskaitse eelarve on väike, see on küll kordades suurem kui siis, kui mina ametis töötasin, et see on tasapisi aja jooksul kasvanud. Aga tark muinsuskaitse teeb koostööd teiste valdkondadega ja leitakse neid ühisosasid, kuidas rahasid kasutada. Et no ma ütlen, eile ma olin Puisniidu projektiga, olin siis väljasõidul, mis tegeleb nende looduslike niitudega, aga me arutasime vaikselt ka seda, et tegelikult on ju väga paljud need Inglise pargid, mõisapargid on ju ka puisniidud. Et kui nüüd siit edasi mõtelda, võib-olla me leiaksime siit mingisuguse koostööprojekti. Kunagi meil oli, see vist siiamaani jätkub, aga minu ajal see algas see koostöö näiteks kiviaedade taastamise projekt, mis on ju ka kultuuripärand, et siis ma arvan, et seda ma julgen küll kriitilise häälega välja öelda, et meil on üks keerulisemaid partnereid on olnud haridusministeerium. Et haridusministeerium ikka väga nende maapiirkondadega ei viitsi tegeleda, kuigi see on kõik meie üks ja ühine vastutus siis, et hoida elu maal ja tagada siis normaalsed haridustingimused, et seal on ka nagu nii palju võimalusi. Ma mäletan ka siis, kui ma seda mõisakoolde programmi tegin, et meil hakatuseks tekkisid eriarvamused siis eraomanikega, kes leidsid, et see on kõlvatu konkurents, et me välisabiga saame korda teha, eks ju, õpilaskodud, sööklad ja kõik nii edasi, mida siis see mõisakool saab kasutada suvisel ajal turismiteenuse pakkumiseks ja ta pakub konkurentsi siis naabruses olevale eramõisale, mis selles suhtes on õige. Teisalt ma näen, et valdav enamus nendest mõisakoolidest ei tegele suvel turismiga, nad teevad seda ainult 1-2 päeva, mis on jälle nagu maha visatud raha, sest sa hoiaksid seda sama kogukonda, kus sa pead saama need lapsed omal sinna kooli, kui sa annad, eks ju, vanematele või ka vanemate klasside õpilastele suvisel ajal teenistust, kui sa ainult viitsiks tegeleda sellega, sest sul on variandid olemas. Ja samal ajal see toetab ka siis naabruses olevaid eramõisaid, sellepärast, et mida rohkem meil on neid võrgustikke, just täpselt see, mis oli ennem juttu, mida rohkem meil on lähikonnas erinevaid asju, mida siis reklaamida või nagu teenusena välja pakkuda, seda rohkem tuleb sinna inimesi, kui ta teab, et ta ei pea sõitma nagu, et järgmine huviobjekt on 120 kilomeetri kaugusel, vaid ta võib teha 30 kilomeetri raadiuses käia erinevates kohtades ja saada oma elamused kätte ja jätta oma raha sinna maha ka.
Suur aitäh, sa juba hakkasid lugema ka järgmisi küsimusi siit chatist, et olge head, meil on mõni minut veel jäänud. Ahah, ma vaatan, et siin on vastus teatud ulatuses, miks kardetakse muinsuskaitset, on Sirbis Fredi Tomsi loos. Sotsialism ilma suheteta on sama, mis kapitalism ilma kapitalita. Meil on Eestis ju siiski kapitalism ja kapitali on ehitiste omanikel tihti puudu. Seda näeme KOV-ides igapäevaselt. Kapital ei tule sinna, kus ta ei kasva. Õige. Nii on, aga me tegelikult näeme ka seda, et väga paljud asjad hakkavad pihta väikestest sammudest ja siis nad kasvavad, et võib-olla nagu eriti maapiirkondades ei peaks tegema niisuguseid üle jõu käivaid plaane. Ei pea kõiki asju nagu näiteks muinsuskaitsega, kui me räägime kas või mõisatest, mis on kõige suurema kuluga, et tervet mõisa ei pea korda tegema ennem, kui seal hakata teenuseid pakkuma. Saab hakata jupikaupa tegema ja võib-olla ei peagi nagu kõike niisuguses täies hiilguses taastama. Seda muinsuskaitse ei nõua ka mingil juhul. Et niisuguste väikeste sammudega, aga loomulikult on vaja inimest ja loomulikult on vaja, et see inimene ei oleks üksi seal, vaid et tal on nagu mingi kohalik kogukond, kes seda väärtust tajub ja mõistab. Ja noh, jälle ka näiteks mõisate pealt me pahatihti näeme seda, et kui mõisa ostab keegi väljast tulija, et hakatuseks tekivad väga pingelised suhted kohalikega, et siin peavad nagu mõlemad pooled olema siis avatud selleks, et küla ei saa ilma mõisata ja mõis ei saa ilma külata, et see on niisugune hea näide sellest, kui tuleb nagu uus omanik ja uus raha sisse, et sellega peab ettevaatlikult käituma. Vastastikku ruumi andma ja usaldama inimesi. Suur tänu selle vastuse eest, et kui on veel küsimusi, siis esitage. Ma ise ütlen, et siit selgelt nagu koorub välja see, et mingid asjad on meil ikka natukene silotornidena, mingeid asju, mingeid suhteid me peame kogu aeg tihendama ja nagu ma isegi ütlesin, et noh, pidin ka nagu nuputama, et maaeluvõrgustik ja natukene teine fond ja nii edasi, et kuidas me nagu omavahel seome ja juba tuli siin ka häid ettepanekuid ja kindlasti tegelikult ikkagi ajame neid asju edasi, nii et Elo Lutsep, võtan kindlasti ühendust ja teeme ka järgmisi neid temaatilisi kas webinare või kutsume kuskile esinema. Et ma tean, et ka Vabaõhumuuseum on avatud ja ma pean oma poolt ütlema, et kui siin oli küsimus, et 20 sajand, et mis siin on, oleme ise maaeluvõrgustikuga vaadanud, et kuidas säilitada kas või seda üleminekuperioodi ja oleme teinud maaelujutud, kus me natukene meenutame neid, kuidas me sealt sotsialismi ajast tulime maaelu arenguga edasi, sest midagi peaks sealt ka natukene ikkagi säilitama ja pean omalt poolt tänama Põllumajandusmuuseumit, kus on praegust liidriteemaline näitus välialal olemas. Aga tulen sinu juurde veel tagasi, praegust küsimusi siia uusi ei ole tulnud, sina kui õppejõud ja ütleme need tudengid ja teil on ju see kateeder. Kas ka teie olete valmis oma tudengitega välja tulema mingisugusteks aktsioonideks, otsite mingeid praktikakohti, et ma usun, et seda juttu kuulab järgi võib-olla nii mõnigi ka omavalitsusega või siis liidertegevusgrupiga, tegevusrühmaga seotud inimene, et selle koha pealt mõni sõna. Sellele küsimusele on väga hea ja tore vastata, sellepärast et ma arvan, et EKA muinsuskaitse osakond on üks kõige paremini Eestit tundev osakond, sest et meil toimuvad alalõpmata praktikad maal. Et meil on 2 niisugust konkreetset näidet, et kõikidele tudengitele on kohustuslik siis kirikupraktika, et me käime kirikutes maalinguid uurimas üle Eesti, et viimaste aastatel näiteks Koeru, Järva Madise, Ambla, et need on siin järjest kõik läbi käidud ja ma arvan, et kohalikel kogukondadel on olnud ka päris huvitavad, sellepärast et kui vähegi huvi on, siis me oleme utsitanud ka seda, et samal ajal kui tööd käivad, on see nii-öelda nagu avatud uste aeg,
et saab käia uudistamas, võime tulla rääkima ja laiemale publikule siis tutvustada seda, mis toimub. Ja teine, mida me ise kutsume nii-öelda nagu kobarpraktikaks, kus meil on peaaegu, et kõik meie tudengid korraga peal, on siis mõisapraktika. Ma arvan, et see tänavune mõis nüüd lõpuks lepiti kokku Vaeküla, et meil oli üle aastate oli keeruline leida mõisa, kuhu minna, sest et me tahame seal saada siis teha erinevaid töid, et uurida nii maalinguid, uurida konstruktsioone, teha ehitusarheoloogiat ja ühesõnaga niisugust laia pilti saada mõisast, et meil üks vahe oli järjekord ukse taga, aga see aasta oli kuidagi oli naljakas, et meil ei olnud seda mõned mõisad ütlesid alt ära, aga et see, mida me nagu vastu tahame, on minimaalne. Me tahame seda, et meil oleks tudengitel kus magada, sest et ega meie eelarve tegelikult ei võimalda niisuguseid suuri praktikaid teha ja võimalused siis maksta kinni ka tudengite toit, et supikorrad vähemasti korra päevas saaks kätte. Et kui on omavalitsus, kes on huvitatud sellisest praktikast, ja ma arvan, et te olete lehtedes tähele pannud, et see on peaaegu, et alati iga aasta ületab uudiskünnise, et sellega saab tähelepanu, mis on ju ka oluline. Et ma arvan, et meie praegune värske rektor Hilka Hiiop on ka käinud läbi tuhandeid kordi nende praktikatele siis ajakirjandusest, et ja meie Kunstiakadeemia muinsuskaitse tudengid teevad seda väga palju ja siis meil on üks väga põnev formaat veel, mida kohe ka omavalitsused tehke pakkumise, meil on talviti, meil on koostöös siis arhitektuuri, sisearhitektuuri ja Tehnikaülikooli inseneeria tudengitega meil selline praktika nagu hüljatud maastikud. Ja kui neid mõisatöid, mis on natuke pikemad, et seal peab füüsiliselt, eks ju, objektil tööd tegema, et neid saab teha ainult suvisel ajal, siis need hüljatud maastikud on meil siis mingitesse mahajäetud piirkondadesse. Me oleme käinud ka mõisates, aga oleme väga palju käinud erinevates tehastes ja niisugustel tööstusmaastikel või ka siis militaarmaastikel siin viimastel aastatel. Et seda me teeme nagu talvel, sellepärast, et siis me peamiselt tutvume selle objektiga, aga ja teeme niisuguseid esmaseid, pakume lahendusi, näiteks Kohila paberivabrik oli viimati või siis Suurpea küla või Narva Kreenholm. Et me pakume lahendusi, kuidas edasi minna ja kuna need on erinevate alade tudengid, siis nad peavad pakkuma niisuguseid realistlikke lahendusi ka, et ühtpidi lendama ja teistpidi pakkuma realistlikke lahendusi, mida on võimalik ära teha. Ja Kreenholmi puhul näiteks, et mis võiksid olla nagu kiired sekkumised, et nii hiiglasliku objekti puhul, kust siis alustada. Aga ja me teeme seda talvel sellepärast, et kui me teeksime seda suvel, siis me läheme tagasi Tallinnasse ja kõik räägivad, et teeme kohviku ja teeme restorani ja siis teeme kunstnike niisuguse residentuuri ja kõik nii edasi, aga et kui sa talvel lähed, siis on nagu see reaalsus on rohkem jalad maas, lahendusi tuleb leida seda. Perikolhoosi keskuses käisime paar aastat tagasi ja selle hea asi on see, et me käime talvel ära, talvel tuleb esimene sats, aga siis arhitektuuritudengid, arhitektuuritudengid ja neid on umbes 30 iga aasta, et nad siis terve kevad semestri teevad niisuguse nagu stuudiumi ja tulevad kevadel välja ikkagi päris juba reaalsete projektidega. Aga seal on ka täpselt samamoodi, et meil on nagu väga oluline, et siis omavalitsus või omanik toetaks meid nende võõrustamistega. Et sel talvel me olime seal Joaveski papivabrikus ja praegult arhitektid teevad tööd. Nii, ja sa juba loed sealt järgmist. Ja ma näen et Uno Silberg kirjutab ja eramõisad me oleme ka. Ja väga tahaksime, et meil on, see aasta me läheme eramõisesse, me oleme palju käinud eramõisates praktikal, et majutus ja toitlustus, jah, palun, siis me tuleme. Nii, aeg on läinud kiiresti, teemasid on üleval ja uusi mõtteid tuli päris palju. Võib-olla ma küsingi, et kuidas on koostööga Maaülikooliga? Ma näen vähemalt 2 Maaülikooli nii-öelda sealt pärit inimest, kas nad on suhteloojad, ma ei tea, aga on olnud Maaülikooliga?
Mul endal viimastel aastatel ei ole Jah, praegu. sest seal on selline huvitav asi nagu ju ka Jah, turismitool, et kindlasti on seal kokkupuutepunkte on ja kutsun siis lõpus üles kindlasti nii-öelda sektoreid veel rohkem segama, et see on siis meie maaeluvõrgustiku ülesanne. Mis sa nagu lõpetuseks meile ütleksid ja siis mul jääbki üle sind tänase loengu eest tänada. Jaa, ma selle Maaülikooli jätan meelde, sest meil on turismi teemal kavas kas sügisel või aasta pärast kevadel ka tuua siia ICOMOS-i siis rahvusvaheline kultuuriturismi komitee ja tahaks seda ka siduda nagu õppetööga. Aga muidu ma väga tänan, et te mind kutsusite, ära kuulasite, et ma arvan, et see kõige olulisem ongi see, et see pärand see on nii emotsionaalne valdkond, aga et siin tuleb kogu aeg meeles pidada, et see on meie ühine vastutus, et see ei ole Muinsuskaitseameti või Kultuuriministeeriumi või Kunstiakadeemia vastutus, vaid see on kõigi ühine vastutus ja mida avarama pilguga me seda näeme, mida rohkem me oskame nagu konteksti panna ja koostööd teha, seda lihtsam meil on ja toredam ka. Väga suur aitäh veel kord ja jõudu jaksu kõikides nendes kümnetes ametites, mida sa pead, nii et ja kohtumiseni jälle. Et jälgige meie reklaami, püüame saata seda laiali ja järgmised jutud juba järgmistes juttudes. Aitäh teile!